Tervist kõikidele siit Holmpargist, kus oleme järjekordse esiliiga vooruga mängudevaaruel jõudnud siia Tartusse, päikselisse Tartusse, tarkade linna, kus meil täna on vastamisi kodumeeskond Tartu ÜK Velko ja Flora U21. Ja mina olen teie kommentaator. Nii hästi saab kasti, Raudmäe. Ja Laasner on võimalus ja esimene on olemas. Kenlo Laasner, kes see muu? Aprillikuu parimaks mängijaks valitud Kenlo Laasner jätkab sealt, kus ta pooleli jäi, ehk siis väravate löömisega. See oli nüüd küll väga kiire algus. Tundus täiesti selline süütu Kivid saab tulla siit. Natuke selja taha see sööt läks, aga Vensalu saab hästi löögile, Kivit võitleb tugevalt. Pall on veel lahtine, aga saab sealt Flora mees, otsis seal Mugrat tugevama vasaku jala peale. Ja Mugra saab panna värava alla, aga ei ole kedagi seal. Vensalu natukene jäi tagumisest postist kaugele. Kolmekesi seal 5-6 Flora mehe vastu. Ja Vensalu tõstab kasti ja Laasner. Teine olemas. Hull vana ikka see Laasner, noh. 2 võimalust on vaja ja lööb 2 tükki ära. No, sellele mehele ei tasu neid ikka kandikule ette tuua. Tema kasutab kõik ära. Kukkonen saab siit jooksma kastis ja... Ai, läks täiesti kalastama ja õnnestus tal see. Ma ei tea, siit nurga alt oli nii hästi näha, kuidas jõudis. Ai, täitsa keskele pani. Ei suutnud ära otsustada, kumba äärde lööb ja pani keskele. Nüüd on 3 Flora mängijat kastis, tuleb tsenderdus ka. Täitsa löögi moodi asi. Pahma küll kontrollis, aga ei olnud halblöök. Ehitada. Kui siit liini taha ja... Väga hästi leiti Velko liini taha. Sükse džipiga pall ja väga, võiks öelda, meisterliku sooritus. Kiivitit seal otsib jälle liini taga. Kiivit esimesena jõuab. Ja löögi sai teha ka, aga natuke vist jäi pall keha alla löögi ajal ja ei saanud seda jõudu sinna taha. Nii, Raudmäel löögi koht. Ja pomm oli sinna. Löök, tõesti. Flora väravat oli siin sunnitud. Päris korraliku tõrje tegema. Et ei ole probleemi, et oleks liinist väljas kumb. Ja Mägi! Oi, kui hästi tõrjus. Flora seal äärekaitsja natuke eksis. Mugra saab vasakuga. Ja tõstab sealt. Ja! Suluseisu lipp on üleval. Suluseisu lipp on üleval, aga sooritus oli ilus. Mugra leidis sellise mõnusa palliga, nägi, et Laasner on minemas ja... Et ei tea jah, et Laasner... Jälle Kukkonen. Saab hoo ülesse ja... Tuleb ka löök, aga... Aga napilt värava postist mööda. Väga lihtsalt nüüd Velko lasi. Pikk pall. Vensalu. No tuleb pall kasti. Roots! Ja olemas! Vahendab ära! Rendo Roots! Võib Velko taas ette. Päris hea tsenderdus oli sealt Enrico Vensalu poolt, kes päris täpselt Rendo Rootsi seal tagant postist. Pall oli pikalt õhus ja Roots sai seal ilusti sättida omale. Ja siin Velko meestelt päris halb. Halb kommunikatsioon ja Kala ei saanud sinna vahele 1-1. Ja Flora pigistab seisu. Värava autor siis number 66, Patrik Pihla. Vahetuses Sokolov. Läheb ise, on löögi koht. Vasakuga läheb löögile. Väravahil oli vaja sinna hüpata. Ja nurgalöök. Ja kõlab kohtumise lõpuvile.
siin Allpargis siis Tartu JK Velko 3 ja FC Flora 3.